No nii, tere, mina olen Tuudur ja nagu reklaamiselt välja on, hakkab siis nii-öelda pihta meie võistlus. Huvitaval kombel vaatasime linna oli autosid täis, huvitav meie pärast tuldi nii palju vaatama või? Eks me pärast näeme neid ka rannas ju inimesi. Sa kajaka võtsid või? Aga kuidas te lähete, jah? Ega lähme ujume. Aga kuhugile peale ikka saab või? Igal juhul, las nemad jäävad arutama siia, kuidas saavad. Ikka ei ole, vaata. Ei ole, jah? Kellelgi ei ole tegelikult. Hästi paljud vaesemad inimesed, kes tulevad Tuuduriga võistlema. Nendel ei ole ka alust omal. Nad lähevad lihtsalt kellegile ilusasti pära peale. Ja näed, stardinumber on ka. Niimoodi öelda juhtubis pära peale võib öelda. Võib ikka öelda, jah? 889. Ma ei tea, kas praegu tuleb midagi läbi või? Mikal on ots suus juba. Oh, tuli jah. Näed, mul on ka number siis 2 oleb, mina siis võistlen number 2. Ja vaadake, näed, inimesed kõik tulnud vaatama, see on uskumatu. Vaata, filmi Pika pükse. See on väga hea ju. Pika võtab seda üritust päris tõsiselt, otsiks paarilist. Sina oleks nagu ärganud just, tulen nagu niimoodi. Paaritumispüksid on jalas, selles mõttes on tore. Sart hakkab põhimõtteliselt pihta. Hoidke käed kõvad! Käed kõvad, aga see on lõpus. Aga ikka võib hoida tegelikult, jah. Et tundub ilus ilm tulevat, nii et mis siin ikka? Liigun siis ka enda võistlus stardi algusesse. Näete, kui palju on tulnud siin ja kõik inimesed kaasa elama meile, et see on tõesti uskumatu isegi vaadata. Aga ma pean enda võistlusstarti ka jõudma, minu võistlusstart on seal silla juures, nii et ma pean kõigepealt sinna välja jõudma. No nii, jõudsin siia silla juurde välja, Roosisaare sild ja minu start hakkab siit ja põhimõtteliselt kohe panen enda ajaga käima ka, keegi just õikas kõva midagi, igal juhul näete, rahvas on vaatama kõik. Ja hakkan jala minema siis Võpsu suunas, nii et vaatan, kes enne jõuab. Kas mina või siis paatkond refilleriga, sõbrad, Miko ja Lauri, näete. Ja kohe hakkab siit ka start siis, mina hakkasin Roosisalast pihta, mõni minut küll varem, pole hullu. Ma ootan selle stardi siin ka ära siis. Käis pauk. Oi, droon langes. No nii, 100 kilti on neil minna. Minul on tegelikult 60 umbes. Läksid 100 kilti sõita ees, ootab neid. Oi, on ikka jõhkrad mehed ja naised kõik. Meil on challenge'id ka. Mul anti ülesanded ka kaasa. Ja mina andsin neile paatkonnale ülesanded kaasa. Eks nad siis vaatavad, kuidas ja kuna need täidavad. Ja point on veel see, et iga siis ülesanne tehtud challenge annab siis -10 minutit ajast nii-öelda maha. Nii et tasub teha, 6 tükki neid on. Olgu, näete, siin on hea rahulik nüüd minna. Lõpuks ometi rahvast eemale, väga hea. Näed, keegi on veel olnud siin, minusugune vend. Mina ei oleks küll osanud arvata, et Tuuduril nii palju subscriberid on. Aga vaadake, sai pinna, Kaunis Võru keskplats. Juba hommikul varasisuke liiklus käib, aga see ongi selle maratoni tõttu siin. Näete, siin me oleme käinud ka Võrus, aga tõesti on ju armas ja tore. Oota, ma võin siit paremale minema vist. Et ega see kaart mulle otse ei ütle, ma pean vaatama vahepeal, kus kaudu ma minema. Et enam optimaalne teekond tuleks, et tegelikult suund on nagu sinna. Ma siis ka lõigata põhimõtteliselt, aga ma lähen niimoodi, nagu on teekond ette pandud. Kui mingid väga hullu komplikatsioone muidugi ei teki seal tee peal. Hakkan põhimõtteliselt linnast välja jõudma Võrust siis. Ja tegelikult on kaasas ka, ma tegin neile ka mõned challenge'id. Muidugi siin on näha, et päris siuke romaanid on kirjutatud, päris pikad tekstid. Nii et ma kohe hakkan neid lugema vaatama, mis siis pakutakse. Füüsiline empiiriline maailm alati käsi käes. Läbi oma avatud loometšakrate koostab atleet klassikalise riimluuletuse, milles peavad olema esindatud sõnad. Sisseränne, traktori rööbas, Angela Merkel, CrossFit ja Schrödingeri kass õnnestunud väljakutse eelduseks sünnib kandva narratiiviga teos. Okei, seda mul aega mõelda, selle saan ära teha. Igal ma vaatan need läbi ükshaaval siis. Nii et kindlasti on midagi õlledega seotud, nii et eks ma siis, kui nüüd challenge'id teen, filmin ka siis, et oleks asi tehtud ka. Ma eeldan nende poolt samasugust siis operatiivsust. Nii, härra, järg võetud, mis tunne on? Varu on veel või? Vaata, siin on professionaal, räägib meiega praegu siin. Ma ei kuulu, vabandust, ma ei pannud tähelegi. On, jaa, õige sain aru, mis mõtlen. Aga hea, järve lõpuks tuleb kohale. Kule, väga ilus. Siit said siis numbrid võistlejad. Ja hakkan linnast kohe varsti välja jõudma ka. Number selja peal 2. Võru vald. Ma eeldan, et me oleme linnapiirist väljas nüüd, või mina olen.
ja mul isa on alati öelnud, et kui ma olen kuskil sõitnud autoga, nii Tuudur, nüüd oleme Tartu linna piirist väljas, nüüd võib õlle lahti teha, et linnast sees ei tohi. Et tuleb ka isa soovitust jälgida ka. Ja üks teine sõber ütles, kui on janu, siis on juba hilja juua. Et hüdreerimise eesmärgil mul on siin õllet kaasa pandud, nagu ma saangi seda esimene challenge oligi selline kohe, et 10 ühikut õlut kanguse järgi järjest lahjemast hakkab pihta ja pean need siis reisi lõpuks ära jooma. Nii et ma arvan, et selle challenge ma saan küll tehtud. Nii et kohe vaata, mis esimene lahja õlle on. Ginger Joe 4, see tuleb kõigepealt teha siis. Ja kuidas me lahti saame selle? Oi, näete, mul on siin abivahend kaasas. Kork üles konete. Esimene jook ka siis tänaseks. Kell on juba palju ka, kell on 8 läbi juba vähemalt. Mis kell on? 8:16, nii et kuidas see mekib ka siis. Ginger Joe, weirdly fresh, et kuidagi kahtlaselt, midagi turtsus seal kaev. Kahtlaselt värske, nii et vaatame, kus on ka. Okei, ma ütlen ausalt, see mu lemmik pole. Aga ära on ikka, sest challenge tahab tegemist ja tahan ikka muidu koju tuua nii-öelda enese jaoks ja teistele kõikidele kõndjatele näidata ka, et kõndimine on kõige asi. Ja mina lähen siis Räpina poole. Kergustee muidugi, ma arvan, et edasi ei kesta väga pikka aega, aga nii kaua, kui saab nautida kergusteed, siis see on igati hea, see kiire tempoline tee ja ei ole päris maanteeres ka. Ja näete, 5 minutit hiljem, paar lonks on juba võetud, nii et läheb ka see Ginger Joe mingi hetk alla ära. Nojah, nii palju kergusteed vähem sel lõigul oli. Ja edasi siis maantee ääres. Tuudur hoia alt. Meil on esimesed rästid võetud juba, näed. Päike ei ole veel tõusudki või nii palju näed. Mikko on ka elus. Nii palju inimesi on ikkagi Tuudurit vaatanud olnud. See on, ma teadsin, et tal on palju fänne, aga see on ületab igasugused ootust minu. Võimsalt on rahvast ikka. Kõik ühe karuse pärast merel. Nii, tegin väikse update'i ka, panin mikri, panin mütsi külge. Ma olen seda nippi käinud kasutamas teistel ka, nii et vaatan, kas helikvaliteet kuidagi halveneb või mitte. Ja natuke silmaga näha ka, et ei ole kadunud kuskile. Karvatutt annab märku siit. Tulin üle tee ja näete, siin on kergusteed hakatud tegema. Ma ei tea, vaatan, äkki siin parem kõndida. Näete, prügikast, panin see Ginger Joe siia, sai tühjaks. Ja midagi on siin veel. Okei, see selleks igal juhul. Bussi peatus ka, aga sinna mulju asja pole. Ops, kuule, see on päris hea. Ta on veits pehme, aga mitte nii väga. Kuule, see on palju parem. Huvitav, kas ma hakkan jõudma kuskile mingisse Kääpa, siuke koht äkki või, suurem koht. No võrdlemisi suurem. Vaevalt, ma ei tea, seal arvates pole võib-olla poodigi võib-olla, aga eks ole näha. Näed, Toonekurt ka valvab ilusti minu käiku siit. Tubli, tšau. Siis üle ka hüppa vist praegu, jah, aga kõrvalt. Siin pole aega raisata. Ops. Aga jah, tehaks kergusteid juurde, see on tore. Täitsa kellegi hoovist mööda kohe siit. See vist ei ole mingi väga suur asi, aga ma arvan, et ma oleks esimesi inimesi võib-olla. Töömehed ka võib-olla ei tea, jah. Ütleme, et tsiviilisik, kes selle tee nii kaua, kus on ehitatud, olen siin kõndinud siis nii pikalt juba. Kas seal on politsei ees või? Mingi valgekaubik või ei tea, ei saa nii hästi näene kaugele. Ma ei tea, kas on kõige nüüd kiirem tee jällegi selle koha pealt. Aga kindlasti natukene parem kui päris maantee ääres. Siin on veel tehakse, jah. Siis tahab mööda ilusti. Kopp on lihtsalt siin, jah, näed. Üksi kaevanud endale väikse augu ja ennast siia matnud. Järjekordne kraav on ees. Aitab ka, seda on mingi tavaline buss, ei ole ikka politsei. Nii, et ma lähen ikka maantee peal tagasi vist, aitab sellest katsest. Läheb siukse kuumaastikuks võib-olla veits ära ja seal vist tehakse tööd ka, et ei hakka töömehi segama ka. Et lähen õigele poole teed ka, kui saan siit üle kohe. Nad suhe pärast. Siin on liiklust ohutu, sellepärast, et kõik sõidavad vist järgmist silla äärde juba. Kapten on entusiastlik. Esimene tropp. Tropp! Sain tagasi nii-öelda ree peale, kergustee peale. Riimi läks. Oota, mul üks challenge oli, me tegeme ühe luuletuse ka. Eks ma siis tee peal mõtlen välja väikse siukse lookese ka või
riimvormi luuletuse selles mõttes jah. Tundub jah, et Kääpast on väikse võib-olla pausi siis. Ja ega siin midagi pole öelda, et võib-olla ka teisi õlle. See ei usu, kallid vaatajad, aga me sattusime kanuu müüjatega keset jõge kokku. Kuidas praegu kanuu hind on? Kas on tõusnud juba, ei ole? Hormuusiga ja kõige sellega nagu seonduvalt? Kui on sellised nagu suhkelvarustuses, millega saab vedada ka naftat, sellega saab naftat vedada teil, on ju? Aga milleks see sinine ongi nafta vedamiseks ju seal ees või? Oota, ma tulen järgi kohe. Tegelikult minu tee, tulin mööda Kelgust teed, läheb tegelikult otse 37 kintal Räpinasse, aga noh, ma ei lähe päris otse ka, aga Kääpa küla jääb sinna. Ma teen väikse põike, on nagu toredam, lahedam ka tegelikult ju. Et natuke näha Kääpa küla ka. Kääpa kool, põhikool on see, gümnaasium vaevalt. Ja siin on kohe peatus ka, näete, pilt Kilusti koolist. Pole täitsa võimas maja, arvatavasti mingi mõis vanasti olnud, nagu ikka need tehti koolimajad. Noh, ilus koolimaja ju, lastel käia siin. Ja siis Kääpa külla sisse ka, ma vaatasin kaardi pealt, seal oli laululava oli seal ja mõned majad ka. Et küla, mis küla. Publiku pärast me seda teemegi. Ega muidu väga, mind see soundine üldse ei huvita. Jõuate, väga tublid olete! Väga tublid, palju ei ole jäänud enam. Hea publik! Nad on veel päris rõõmsad, tulge Räpinasse vaatama neid. Vaatame, kui palju sellest rõõmust säilinud on. Ma loodan, et on ju? Vaadake huvitavalt, siin on pandud, ma tea, kas on mingi sõpruslinnad siis või? Asi on raamatukogu isegi, näete, Zagrebisse, Horvaatiasse on mitu kilomeetrit, mis suunad ka siis. Et huvitav, need linnad just valitud on. Aga päris huvitav tegelikult, nagu mõelda seda perspektiivi peale. Nii, külaisa on seal pool, nagu ma eeldan. Tagamist on staadion nagu aru saada või põhikool jah, nii nagu ma ütlesin. Nii nagu ma arvasin, täpsemini. Parkla, prüvikastid. Kellegi on päris võimas suur aed siin. Ma eeldan, et see on nagu eramaa ikka vist või. See on päris suur plats, mingisugune mägi paistab. Kõrgem küngas või, taga või. Aga see kortermajad, ma vaatasin tegelikult, seda ma vaatasin Wikipediast küll. Et 251 inimest oli elab Kääpas. Kääpas on kaks kohta, Jõgeval on ka üks Kääpa, siuke küla. Et see on ka küla, Jõgeva rahvarvu, ma ei tea, Jõgeva Kääpa rahvarvu. 251 inimest ja üks asi veel. Et see sama küla siin siis, Kääpa küla, on nämtunnist maja tagant huvitaval kombel, et lihtsalt vaata. On kõige vanem asula koht Võrumaal, mõelge. 3000 enne Kristust, see on siis 5000 aastat vana on siin see koht. Inimesed elasid 500 aastat tagasi siin. Juba käis siin elu, juba käis möll, mõelge. Kleopatra on lähemale meile kui Kääpa küla elanikud. On Kleopatrale. Noh, see on nii ammu. Mõelge, 5000 aastat tagasi elati siin ka. Mitte samades majades muidugi, aga ikkagi. Toonekorg maandus. Ja maanduski. Indrek ja Koit Toone. Kaardi järgi vaatasin see kõrge küngas, kus 5000 aastat tagasi juba lauldi Eesti vabaks, Kuuba vabaks, mis iganes riigid vabaks on ju. Peaks olema laululava. Ma ei tea. Vaatan põikan korra siia, kui ma olen. Näed, mingi pink. Näed, nüüd ma praegu teen liigset tööd, ma ei peaks üldse seda tegema. See on kõik nii-öelda väljaspool arvestus mingis mõttes, selle võistlus mõttes, et loodame, et Filleri paatkond must seda ajaga ette ju, näed. Discgolf. Kuulete jah, juba käib see. Ma olen lähedal sillale. Aga ilus, jõudu! Ilus on vaadata. Kohe jõuan sinna ka, aga... Oi, laululav on siin. Oh, kuule. Äge ju, vaata, sa ei sattu siis kohtadesse ju. On päris kõrge küngas, jah. See on mis lõkkekoht või, laulukas on seal. Praegu on hea vaikne rahulik siin. Aga siin on täitsa mingid asjad toimuvad. Kas see on mingi linnuse koht? Ei, maamärk mingi, oota. Mis siin on siis? Puu on lihtsalt, okei.
ei ole siin midagi nalja, näete. Paistab kätte, maantee on seal. Sild on seal, kuhu ma jõudma pean kohe. Kell on 9.20 ja ma olen kõndinud 9.23. Tund 42-ga. Kuule, see ei ole üldse hea. 5 kilts tunnis, no ääri-veeri tuleb võib-olla, jah. Olgu. Vaata seal lauluka juures täitsa teen ühe õlu vist küll, jah. Aga näete ju, täitsa ägeda vaatega koht lauluvalo. Publikus on seal ilusti. Ääred kõik saab täis olla ilusti, on ju. Ja lava on siis selline. Siin oleks ju mõnus esineda tegelikult ju. Näed, järgmine ongi pakkuda. A Le Coq Pilsner. Vaatame, kuidas see mekib siis ka. Täitsa uus laudis on ka peale löödud siia. Nii, jalgada natuke puhkust. Telefon natuke laadimist. Ja väike õlu ka. Tegelikult ma ei tohi väga palju puhata selles mõttes, et ega ma siis läheb väga raskeks see värk siin, aga natukene ikka. Kui hea. No nii, puhkus peetud. Ma ei tea, ma võib-olla tegin mingisuguse, ma ei tea, 3 minutit võib-olla. See on võrguplatsid või? Ei, mis on ikka vist, jah. Et selline pisike küla, 250 inimest. Laululava oli äge tegelikult. Uus laudis parandatud, möllatud ka ja kindlasti suvel on mingid üritusi siin ja seal on kohtis, väikseid kohti Eestis on väga palju, et kuhu võib hästi tulla ka. Vist ikka võrgu ja huvitavad. Postid on ikka võrk, mis see muika on vist jah. Kaugel sõbrad on. Ja pilku. Päris hea. See on kõvasti parem kui see Ginger Joe, nii et järgmine kord pange mulle neid 4,2, järgmine tase. Silmasin teatahvlit. See tundub nagu mingi pood kunagi olevat, mingi töökoda nüüd või. Vana laev paat, aga näete, teatahvel. Hästi kiirelt lihtsalt, kui ma juba olen siin. Et korra, mis asjad siin toimuvad siis. No 10. aprill oli mingi värk siin. Okei, see pildi võiks ju parem kvaliteediga ikka teha. See vahet ei ole, okei, see selleks. Sellist asjad siin on siis, jaa. Arvuti müüakse niimoodi või? Okei. Hooldused asjad, okei, siin on mingi IT-vend elab siin. See on lahe. Käepa IT-mehed. Minu taga ja ees autosid juba täis, et nende sildade juures hakkabki sellist olukorrad olema. Ma arvan, et see veel pole veel midagi väga nii suurt, aga teisel pole ka. Autode rivi läheb välja nii-öelda. Kohe vaatan kaardi pealt ka kaugel. Jaa, ütlen kella ka, siis on pärast neid teada ka, et mis kellaga olime. Et kell on 9.33 ja olen siin siis esimese silla juures. Käepa küla juures. Ma ei nüüd silla nimes kõiki, ma ei tea, pärast saa vaadata kaardi pealt, mis see täpselt oli. Igast Käepa küla silla juures 9.33 olen mina kohal. Ja siin tundub, et juba tehakse minust ka pilti nagu näha. Et inimesed juba pildistavad mind ka. Et seda on alati tore vaadata. Kroonikasse, jah? Kroonikasse läheb see pilt või? Tervist. Ei, no kuule, väga hästi läheb teine õlle käsil. See Ginger Joe oli päris rõve, ütlen ausalt välja. Mulle see ei meeldinud nii, et aga see on palju parem Pilsner ikkagi. Aga sa oled vähemalt eduseisus praegust veel. Ma tegin veel Käepa laululava, vaatasin üle ja täitsa ilus laululava oli. Uus laudis oli ette pandud sinna, kus lagunema hakanud ja et tegin veel sisse võike, ma poleks pidanud tegema seda, nii et vaatasin rajalt toimus kõrvale ka. Jah, osad vennad kirjutasid mulle ka, kuule, mis toimub, tuud hakkab maa ja ma ei maks õlle mõju, vaata. Aga ei, Käepa küla tahtsin üle vaadata. Kui sa teadsid seda, et Käepa küla on kõige vanem asula koht Võrumaal, 3000 enne Kristust. Mõtle, 5000 aastat vana. Jaa, et ka pange siis kõrva taha see ka siis. Et okei, aga vaatame silla pealt korra ka. Nemad pole jõudnud siia veel, refilleri punt ei ole, jah? Äkki mingi 4 kilomeetrit veel tulla enam-vähem ja siis... No aga mul ei ole mõttega ootama jääda neid, jah? Ei vist ei ole, jah? Aga vaatame lihtsalt siit korra selle ülekäigu ära. Näed, see rahvas ikka murdu. See on nagu spordivõistlus käib. Mul on nagu Tarmo Tiisler juba. Vaata, kust nad tulevad? Sealt ikka tulevad, jah, ma hakkasin korra mõtlema, jah? Kas oled mõned challenge'i ka juba ära teinud või? Ei ole kui selles ma mõtlesin, ma jätan need siis lõpupoole, et õlled on käib ju vaata. Ma ei tea, see üks on päris raske olema. See, kus keegi kaasa võtta endaga kõndima. Ei ole, sest vaata, kus tegelikult pihta hakkavad. Võtad ühe sealt järtsu lõpus kinni ja jallutad siia. Siis ongi 2 kitsi täis. Aga ei, ma ikka püüan kõik ära teha nii palju, kui on. Näete, tulevad julged mehed, naised. Tundus nagu Lauri jääl, aga ei olnud. Aga igal juhul ma ei saa seisma jääda siia. Et muidu nad panevad rasjad mööda must, nii et edasi liikuma, et olla kõige kiirem neist. Aga olgu, kuule, siis näeme järgmises kohas. Näeme järgmise silla. Jaa. Nii, minu teekond jätkub siit. Ole, et rahvast on päris palju.
ja järjest rohkem tuleb juurde ka muidugi, järgmistes kohtades on arvatavasti veel rohkem, näete. Tuuline on muidugi, see on, ma mõtlesin, et tuleb täna läheb väga soojaks, aga hetkel võib-olla on praegu mingisugune, noh, ma ei tea, 5-6 kraadi või 7 kraadi võib-olla. Aga vast hakkab päki kütma ka ja tuul väiksemaks jääb, siis on päris mõnus juba. 80 veel, kuidas tunne on? Ja minu tee siit kulgeb edasi. Õndsas vaikuses. Ja viimased lonksud veel pilkud. Vaat see rea, see läheb palju kiiremini, see läheb poole kiiremini kui Ginger Joe. Natuke igavat teed ka kõndida vaja. No nii, enne Paidret, siukest suuremat kohta. Listaku peaks olema selle, näed, ongi Võhandõgi, jah, üles ulatus. Ma ütlen jaoks kellaaja ka. Kell on siis 10:20. See nagu väga suur koht ei ole, aga rahvastik on siin ka. Nüüd on niipidi juba, jah. Nüüd on enne oli teistpidi ju, oli vaata. Enne teistpidi peal. Jõgi keerab, mis ojub, vaata jala on tõenäoliselt, kui pea läks satsi läks sinna. Jala jõe peal kõndida, aga jah. Et selline pilt siit siis. Sportlased tulevad ja suubuvad sinna poole siis. Noh, tegelikult on ju, ei ole midagi nii hull see jõgi, nagu öeldi, et madal ju. Või noh, veits on tegelikult, kui on ääri vaadad niimoodi on ju. Aga noh, mina ei tea, saab ju sõita küll tegelikult. Supeldagi küll ei tahaks veel, jah. Ma siis mõtlesin ka, et ega täna mina vette ei lähe vist, kui sükust kohustust ei teki kuskil, nii et mina olen kõndinud siis 13,81 kilomeetrit. 2 tundi 43, no. Paat on 22 äkki sõitnud juba. On jah, okei. Nii et no jah, ikkagi. Ma natuke vist hetkel võib öelda, et ma juhin on nagu nii võtta nagu selle pealt, aga siin võib kõik ju muutuda. Et teed keeravad, jõed keeravad ja voolud suurenevad, kiirenevad ja tempod langevad ka. Nii et ega ei tea, vaata, kui on 10 õlut sees mingi piir, et kuidas siis edasi läheb, aga ma olen kogenud nagu nii kõndimises kui õlles, nii et peaks hakkama saama küll. Näete, rahvas muudki tuleb, autod ka sõidavad ja selline värk siis praegu siin. Kell 10:22. Tuudur, näe, me leidsime su põhisubscriberi. Palju sa kuus kulutad? Mingi 100 eurosid umbes on ju? Tuuduri peale, jah? Ei lähe raha üldse või? Aga tegelikult ongi, ma tean, meil läheb vaata selle eest. Mina jaoks oleks arvata, et see enamus ongi siin Tuuduri subscriberid kõik, kes siin sõidavad. Et see vist ei ole see maratoni rahvast on vähem nagu. No nii, kõnnin siin Paidre poole ja näete, üks tuttav nägu ka vanadest aegadest tegelikult, Räpila kooli aegadest, nii et ja üks inimene veel, kahekesi siin, et nüüd jalutad muga kaasa veits vist, nagu aru sain, jah? Et selline tore kokkusaamine jälle siin. See on tore tegelikult, inimeste kokku saada üle pika aja, et teeme väikse jalutuse ja niimoodi on. Aga see, mis omavahel nüüd siin räägime, see läheb siis kaamera kinni. No nii, bussipeatus nagu ikka, prügikast olemas on väga hea, kilekotiga. Vald on sellest hoolitsenud, pilsnase otsa. Mis bussipeatus on? Pindi, peaks mingi pindine õlle olema. Aga igal juhul vaata, mis kotist välja tuleb, ega ma ka ei tea täpselt, mis nad mul kaasa panid siia. Mis see on? Tears. Unicorn Tears. 4,6, äkki on see järgmine või? Ma teen selle unicorni, see on huvitav õlle. Vaatame, kuidas see maitseb. Ma polegi joonud seda, kes teeb seda üldse? Ei teagi, ei saagi aru kohe. House beer, pudelbaar, okei, see on Tallinnas mingi koht vist. Pudelibaar minu arust. Nii, vahutab ja tuudurile omaselt. Vaht pealt ära natukene, siin kedagi pole, siis võib puhuda. Nii. Parem kui see Ginger Joe, mis ma esimesena jõin. Sellest on ta parem. Veitsin umalen, aga Rose Water, Pale Ale. Pale Ale, noh, need on kasvaks kokeid. Hele õlu on ju roosi veega, aga vaata see, kas ta ropsib välja selle? kas ta sobib mulle või? Ei, nutab. See on Tears ja pisarad, sorry. Et ükssarve pisarad. No ütleme niimoodi, võib juua mingi 2 tükki, siis rohkem ei taha. Siis läheb tagasi Aleksandri peale. Unicorn Tears raisk. Väga huvitav isend. Kas teil on, härra, kas te olete Meduusiga kuidagi seotud? Ei ole? Ma kiidan teie soengut. A meie soengud, Lauri? Oi, vapustavad patsid on siin. See oli väga, ma tajun siin lõksu selles küsimuses. Jätan vastamata. Ja nii, challenge'i mõttes, üks challenge oli siis ka selline, et ma pean leidma ühe teekaaslase,
ma ei tohi talle rääkida, et ma teen challenge'id, et lihtsalt paluda kedagi kaasa kõndima, et nii-öelda, kas on siis spontaanselt. Ja sina ei teadnud midagi sellest ju. Nii, ja praegu me koos jalutame, ma arvan, et juba kilomeeter kindlasti. Vähemalt, noh. Nii et ma arvan, et tuleb ka see challenge saab tehtud, nii et saan pärast kaardi peal panna need punkti, kus me täpselt alustasime. Mul on isegi meeles elamuse koht. Ja vaatame, kaugele välja jõuame. Võib-olla isegi Räpinasse. Selles mõttes, noh, võib-olla laps vaatab ka, et mis toimub, kus ma olen. Nii et asi edeneb ja hakkasin luuletust kirjutama ka, nii et üks challenge oli luuletust kirjutada ka. Nii et kõik sujub praegu, pikk sirg on ees ja tuul ja väiksemaks, see on super. No nii, jõudsime Paidrasse, on ta Paidra vist, jah? Silla juurde. Tegelikult pärast läheme sealt edasi, mina pean minema edasi veel, sa tuled ka edasi sealt veel või? Väga hea, super, noh. Ma tegelikult peaks korra silla veel ära käima, mul radar nägi seda ette, nii et vaata korra silla peale ka. Ja näed, siin on ikka korralik laulupidu lahti näid tõesti. Igal siuke värk siin, aga ma võib-olla natuke korra veel paar minti puhkan ja siis tegelikult Leevis juba pikem peatus. Esimene tüürime, pane otsa silda, kuule. Nii ilus! No nii, ja nüüd ma lähen natukene, teen siukse, lähen sellest välja, sellest formaadist, mis on siis, ma jätkan seda varsti, mis oli siis kaasa pandud õlled nii-öelda, aga näed siin hea õpikaaslane kunagisest ajast. 5 kraadi. See on 5. No, enne oli 4, mis mul oli? 7. Ei on. 4,6 oli, jah. Aga noh, see on ka enam vähem ju. Bremps jääb see vahele muidugi, aga selle bremsi võtan siis peale seda. Siis see natukene. Aga noh, see challenge läheb ikka arvesse, juba pean ära jooma, see on kirjas, et mis järjekorras täpselt. Nii et Karl Friedrich, ja jahe ka. 5 olid näiteks okei õlle on see. Et seda ma olen joonud ka palju. Ja läheb siis see järgmiseks. Tükk asfaltit mööda maanteed kõnnitud, aga edasi peaks minema tee muudku ainult värvi küllasemaks, sellepärast, et päris seda maanteed me enam edasi ei jätka. Näed, sõber on endiselt veel, sai käru ära antud nii-öelda. Aga ei, mitte araablastele või täitsa enda naisele, aga igal juhul Leevi on siis siin, kus me oleme. Lepo pood oli ta nimi vist, jah? Oli vist, jah? Lepo, jah? Et näete, siin on kohe korralik mööda, siin toidulõhnad, tehakse süüa kuskil arvatavasti on ju. Nii saab pakkuda head paremat ka, aga sild on seal ja võib-olla näeme siin mõne tuttava ka ära, sellepärast, et näed, juba üks tuttav on seal juba. Keda näha? Oh, no muidugi, noh. Järjekordselt ei ole siin, noh. Ütleme, mina teen siin kuskil 20 minti pausi kindlasti, sest ma ei saa muidu, mu jalad tahavad puhkust saada. 35 kilomeetri peal ja 39 on siin vedamiskoht, et siis tunnikene kindlasti. No jälle napilt hiljaks. Ma olen napilt ees alati enda kambraadidest, aga pole hullu. Siin on 3-kordsed päevad ka, need. Saatetiimid, kõik on abis siin, siis näete, tassimine käib. Sealt tulevad siis maha, on ju. Ja vaja kõik ops. Sinna kuskile vedada, näed, sealt lähevad. See on päris hea, tegelikult mina olen üks tassid ka. Mul isegi vasak käsi väisis ära üks kord, nii et ega tegelikult see ei ole nagu, mõtled küll, et mis see on, aga tegelikult see ei ole nii lihtne ka, et noh. Et siin ka veits pead vaeva nägema, sealt pärast võtad alla veel, sealt on suht järsak ka veel. Ja siit läbi ei saa tõesti, jah. Aga mõni julge võiks minna siit või? See on vist võimatu. Õige, ma hakkasin vaatama, jah, sealt ei saa, jah. Et oleme Põlva kihelkonnas. Minu arust vanad kihelkonna piirid võiks taastada. See oleks nagu päris lahe, aga maakond on ikka Võru või endiselt või? Ei, maakond on ikka Võru vist või? Ei ole või? Ei oota. On Põlva maakond või? Kuule, aga siis ma olen tegelikult ju Võrust juba Põlva maakonnades sattunud, ei ole, jah? Ja. Peale Paidrast lõppes ära, jah? Okei. No näete, väga hea. Tegin veel lahti järgmisele 4,7 siis kanguselt. See on siis nendes nimekirjas juba 4 siis premium. Ja nii, et võib-olla varsti saangi järgmised 5 siit saadetiimilt ka. Aga senikauaks hoidke kerast kõvad. No nii, ja siin käib täies hoos maraton. Oota, mis välja? Õlu või? Tõid selle mulle või? Jaa. Kuule, aitäh sulle, hea sõber. Ja mis see on siis? 4,6 volli Super Gold. Ma ei ütleta väga halb, on ju? Ei ole, see on Poola õlu. Poola toodang, jah? Väga hea. Kuule, selle läheb heasse kasutusse, nii et aitäh.
nii et see on nagu tore, et näed, ma olen teine õlle, mis ma täna juba olen saanud, nii et see on super. Aitäh! Igal juhul ma pean selle preemiumi ära jooma kõigepealt, aga tõesti, annan jalgadele veits puhkust. Jalgadele veits puhkust ja näed, siuke möll siin käib. Korralik värk. Ja siis juba vaikselt edasi. Mitte vaikselt, õllega edasi. Jaa. Näed vahet, on ju? Tere, Kalle! No nii, sattusin järjekordse seltskonda peale, kes tegelikult tulid kogu seda asja kaasa elama, mitte ainult mulle vist, arvatavasti Estel ka. Okei, igal juhul. Ja näete, juba pakutakse jooki. Aga palun. Näete, kolm jooki lendab ette, mul on seega veel joomata. See kuulub ära. Jah, kõiks kokku ka. Aitäh sulle. Aga midagi pole teha, pead vastu võtma ju selles mõttes, et head inimesed pakuvad ja siis tuleb vastu võtta. Nii et olgu, kuulge, see on super ju. Igal juhul võtan need joogid vastu. Nii, aitäh. Kus ma aitäh. Ais. Mehed, häbiväärt asi, roosa asja, sellise asja sees hoida. Kae, peidad ära, mitte keski ei näe, mis sa teed. Niimoodi või? Niimoodi pead kasutama. See on super. Ta on müüa ka või? Jaa. Okei, olgu. Tegelikult see on niimoodi, et siis kui sa oled avalikus kohas, paned siia, mitte keegi ei näe, mis sa ei olnud. Jaa. Näita, kas seega mahub siis? Mahub jah, see ongi mõrd selleks. Aga sa võid sellega sauna lavale minna, et ta ei lähe soe. Jah. 100 kraadi käi, anna tagasi. Ei, see on nii mõnus ju. Viiekad. Sul viibe on või? Ei ole. Kellelgi on viiekad? Ei, päriselt, need on nagu head. Need on Austraalias, aga ma võin kas või sinu enda pildiga või sinu autopildiga, mida iganes võin. Või ära mu pildiga küll tee. Jah. Ma tean, see oleks õudne, jah. See kuidas niimoodi. Jaa, et me oleme teinud, et lastefestivalil mees käis ja mitte keegi ei saa aru, kas sul on alkohol. Ei, see on väga ilus, jah. No aga siit roosärgi, aga see on limonaad ja see võib-olla, jah. Pepsi Cola või mis? Väga hea, aitäh teile, jah. Näete, siuke värk siin käib, et olgu, me käime korra Lepo poes, vaatame korra seal. Aga mul jooki vist pole rohkem vaja, mul tundub, et aga jaa. Aga kuule, teile kõigile ka head teed, heade vaatamist. Ja aitäh teile, mehed. Ja siis näeme kunagi veel, jah. Hoidke kered kõvad ja olgu humalike teiega selles mõttes. Davai, tšau. Nii, Lepo pood. Lepo siis jah, aga siin tundub palju rahvast, aga see on järjekorra see või? Ja näete, siin saab isegi räpina rahvalehte lugeda poes, kui ootad järjekorras või keegi teine ootab, näed. Aianduskool, näed. Kool, kus ma käisin ju. Okei. Kalle Toomu direktor. Selline värk. Ops. Teeme loo ära. Filler live from Vaando. Tüdruk. Rello. Käid kaasas mul kõikjal, kuid ammu pole sind näinud, kuulnud sinu häält. Vaid teada ma tahaks, kui hästi sul on päev läinud. Naer su sisse jääks. Võtsid kinni käes, kui tõtsid peos mu kogu hinge. Sosinal kõrva rääkisid, kuid kusagil südames karjusid. Paremale või? Kohe või? Tarvis, aitäh. No nii, kuule siin tolmab jubedalt, mida sa teed? Kõik on minu pärast siin. No nii, kala või jalu.
oi, teisele õlu, kala on küll toores, aga noh. oi, toores kala ei tahaks, aga hea läheb välja küll, aga jah. Igal juhul võib-olla saite aru juba, et seltsimees Äll on siin. Mis seltsimees? Peremees? Jaa. Mul oli siuke lugu, et ma tulin poistega just vimmalt kalalt ja ma vaatasin, et kurat, ma sõidan umbes täpselt sellel ajal siit mööda, kui sa siit lähed just hakkasin vaatama. Siis ma mõtlesin, et mis siin ikka, et teeb siis väikse pausi ja... No kuule, väga hea ju, ah? No aga teeme siis väikse pausi. Mul alati ära see, ma sain, näed, ma poliisi otsustada. Fännid andsid mulle tee pealt. Ahah, see saab juba... No peaga sobib, jah. Metsa jahedad. Jah, ei, väga hea, olgu. Käisime poest ka läbi? Käisime, jah. Seal vist külma õlut enam ei ole järgi või rahvas? Oli. Oli isegi. Sõber võttis sealt külma õlut ka, jah. Väga hästi. Et igal juhul, jah, selline värk praegu. Teeme siis väikse õlle siin, puhkame natukene ja väga tore. Kuule, aga davai, näeb siis pärast. Davai, tšau. Nii, väike kokkusaamine ka jälle. Aleksander Räppu. Minul vähemalt, mis sa võtsid? No, see on ka väike. Tanker, okei. See on väikse tolmama, aga pole hullu. Hälgi saame pärast kokku veel. Ja võib-olla isegi Äll, vaatame, kuidas video välja kukub ja kuidas Äll viisib. Teeb isegi võib-olla Võukülas siis ka võõps välja. Siis peaks olema kuskil 20 kilti. Meist tolmab, aga noh, ma ei tea, vast saame hakkama kuidagi. Vast ei ole väga suur liiklus siin tee peal. Okei, õll lahti ja siis on parem olla vist. No nii, jõudsime siis süvava lõkke kohta, mis see lõkke kohta? Vahepunkti, ütleme niimoodi siis, jah. Et siin tundub siuke möll käib, et siis peab kõrvalt mööda minema lihtsalt. Et siis ei saa aru, et mis pidi autod sõidavad või tahad sõita. Me sinna saama, jah, aga lähme siis kuidagi siit siis, jah. Ops, jälle, näed. Et korralik värk, et rahvast on palju, midagi pole öelda. Et sild peaks kuskil seal olema siis, jah. Hatsa, tere Laine! Väga hea, ilus kirg. Ma arvan, et ma suundan. Ma olen üle sellest. Vasaku poogi tükk. Paremale. Jah, väga hea. Tõmba ka. Väga hea. Ma keerasid teisele poole täpselt. Igal juhul jah, korralik kinni mätsimine seal on. Nii et, aga noh, meil pole sellest midagi. Vaata jalamehed ikkagi pääsed alati läbi igalt poolt. Et kui päris eramaa silt on, siis küsid, vabandust, võime läbi tulla, ikka võid. Antakse õlle näppu, vaata näed Aleksander. Oigi, ma pean minema enda ju õllede peale tagasi, mul on Aleksander 5,2 juba. No nii, jõudsime süvava juurde välja. Näete, siin Võhandöö silt ilusti ka ja tulevad, aga ma sain teada tegelikult veel ühe inimese käest, kes mööda kõndis. Et tegelikult ta on möödas must, et Refilleri paatkond Mikko Lauriga on must möödas, nii et täitsa lõpp, kas tõesti on tempo aeglane olnud? Ei tea. Igal peab tempot tõstma hakkama vist või peab midagi muutma enda ettevalmistuses. Teate, mida see liivavaljak tähendab? Nii? Ei tea? Ei. Emake maa näitab naba. Kohe saab nalja. Okei. Ja meile jõudis kohale. Saime aru. Aga tee siis nalja. Sa oled eestpool nii et. Ma ei teinud nalja. Lähme, see näitab, et tule. Ära pidurda kinni, pookurdi külje peale meil. Seina, sihi seina. Ma ei tea, mida nad muretsevad. Ei lähe, mine, ära mine. Mul paanika on seal. Aga huvitav koht on see sild jah, et näed, sealt tulevad. Aga siin tõsmist kohta ei ole, siin on lihtsalt näeb vaadet. Ja praegu pole vaata nii hull, vaata vanasti patin sinna vastu, vaata mäletan kunagi. Sõideti, aga praegu vist ei ole väga kukkumisi olnud jah. No ikka läks. Eesti vabaks. Eesti vabaks!
on märg. Seda elu märja seelikuga küll. Okei, selline värk, aga paneme edasi vist või? Sest me ei saa väga aega kaotada, sest sõbrad olid juba möödas meist. Aga autodest mööda saame kõigepealt, jah? Ops. Lähme nüüd. Näed, siin müüakse ka staffi asju, aga tõesti. Vaata, see on see, et pole aega jääda igalesse kohta paika ja peab natuke võtma ka tempat üles mingi hetk. Aga muidu äge koht, mulle koht meeldib. See on huvitav koht. Nii, keegi helistab mulle. No nii, saime nii palju infot, et paatkond on tegelikult praegu ees. Kella ka siis, kell on 14.26. Ja minu kilometraaž on kuskil 29 kilti, põhimõtteliselt pool on tehtud. No, põhimõtteliselt kohe. Et põhimõtteliselt pool on tehtud 30 kilti. Aga praegu tõesti viimase etapiga jäime natuke maha. Peab tempot tõstma, et jõuda järele. See on küll halb natukene, aga okei, pole midagi hullu. Tulebki õige võistlus sellest välja lõpus. Isegi kui ma kaotan, siis sellest kaotavad ainult nemad, sellepärast, et kõige õigem võitja on see, kes targemaks saab. See on mälumängus, sorry. Igal juhul jah, paneme edasi. Vaat see on nagu see, kus oli see, filmiti see Viimir riik, vaata taevas, kus oli see kaar, kaskede kaar. No nii, jõudsime tegelikult see Soohara Leevi süvava risti ja tegelikult seal on see paljad, kus see kõige tuntum vaade ülevalt alla vaade, aga me tõesti pole aega minna sinna, sest kuna kamraadid juba olid kuradi meist ees, kell on 14.37 ja natuke peame siin tegema tempot ja see on see koht, kus tegelikult me saaksime seda teha ka. Ja näed järgmine õlle ka, siis teen selle reklaami ka siis jälle uuesti, et õllenaut, ma ei tea, kas seda õllet olen joonud, ma isegi praegu ütlen peas, et ma ei tea seda õllet. Õllenauti tean jah, muidugi, aga seda konkreetset, aga teen selle kohe lahti ja vaatan, kas maitseb. Õllenaut on siis pakkuda 4,9 volli, klassikaline hele Eesti õlu. Et see on väga hea, Eesti asjad mulle meeldivad, Eesti kultuuri elus hoida. Teeme see lahti, vaatame. Vahutas, ta oli kotis olnud muidugi, jah. Nii ja kohe see esimene lonks. Ütlen ausalt, lemmik ei ole. Et see Aleksander oli parem ja ka Friedrich oli ka parem. Aga noh, ära on ikka. Sest see käib challenge juurde, aga ta ei ole kõige parem ja olgu, lähme edasi, kiirelt. No nii, tuul endiselt püsib, aga teen väikse võistlusvälise, et lihtsalt hoida nagu natuke seiklust üleval. Teen ühe Slato ja sa tegid tankri, jah? Jaa, tanker klassik, jah. Ma teen Slato, A. Le Coq'i oma ja kangeid kohe ei taha, aga samas nagu natuke on vaja midagi juua ka. Vett pole siiamaani joonud, ma ei tea, kuna ei vett 10 aastat tagasi. Aga okei, igal juhul. Et väike õlle ja ma arvan, et ta on parem. Pikk sirg oli ja kõrdi, vahepeal oli tuul, vahepeal oli päike ka muidugi. Kõik asju on muutunud, nagu maailmas ikka see asi käib. Ja tundub, see on mingi küla eest tulevad, et võib-olla saab seal natuke tuulevarju. Et see tuul on natuke ebameeldiv, aga pole hullu. Elame ära ja teie ka seal kodudes. Ja kell on 15.31, nii et kuidas teil podis läheb? Osalülitus sinna. No nii, väike siuke update või siuke järjekordne siuke täpsustus nii-öelda. Üks sõber, kes oli kaasas nii-öelda, et see valge auto peal, et pidi pere juurde tagasi minema nii-öelda. Ja seega siis mina jätkan teed Ruusa ja Võuküla poole nii-öelda, kus siis Hälliga kokku saame ja teeme seal väikse õlle ja Häll ütles, ma ei tea, kas see vastab tõele muidugi, et tahab kõndida ka siis kuni siis Võpsuni välja 20 kilti. Ma vaatan, kuidas see teoks saab, aga igal juhul jaa. Paneme edasi ja aitäh sulle, et kaasas olid ja teinekord teeme midagi koos pulli jaganud uuesti. Nii et aitäh sulle päriselt. Aga minu tee läheb siis mööda maanteed edasi ja kuni siis kõigepealt Ruusani ja siis juba Võukülla ja siis juba tuttavate nägudega läheb see reis edasi. No nii, järgnenud õlle, sorry, ma ütlen igaks ühe korra, seda igaks üks veel, et see kõige parem see õllenaut ei olnud. Aga tankriõllet, ma ei tea, kas see ka hea on, aga vaatame, dehydration, et peaks siis nagu justkui aitama kaasa. Dehydration on nagu vaimne tasakaal on ju, ja, sellele kaasa aitama, aga jah, see õllenaut, see õlle. Kurat, midagi pole öelda, ma pean ausalt ütlema, see oli halb õlle. See õllenud õlle, võib-olla õllenud ja mõned õllenud head. Ja ma olen mõnda joonud ja nad olidki okeid.
aga ma ei tea, see võib-olla juhtus äkki halb laar, ma ei tea, igal juhul jah. Ja peaks varsti jõudma Ruusale. Oi, sookured või? Ei või? Aga ei lõpp puid. Okei, tanker läheb käiku. Seda õlut ma ei ole ennem joonud. Kujundus muidugi, siuke nagu eredad värvid, lillad värvid, tegelikult meenut veits 80, et ma olen vass veits natukene. Valged peaks olema ja peaks olema musta ka, must on okei. Aga mingi värv on puud, et ta päris 80 ei ole ja see font ei ole 80. Aga esimene maitse, ma ei tea, rong läheb sealt või? Läheb raudte sealt või? Läheb küll vist jah, Ruusa on peatus või? Põlvas, Põlvarong, ja okei. Kurat, see on nagu rabarbri mahl. Nagu halvaks olid rabarbri mahl. Kurat, mis toimub? Miks mulle ei meeldi need imelikud õlled? Või see, tead... Lemon goes. Okei, sidrun, aga mis see juusu on, seda ma ei tea. Ma ei tea. Okei, ütleme niimoodi. Kui niimoodi võtta, siis vis parem kui parem kui see õllenaut, see konkreetne õlle oli. Aga ega see hea ei ole ka, jah. Kurat mehed, pange ikkagi, aga okei, tegelikult see ei ole teie süü võib-olla, te ei tea, vaata, mis mulle meeldib ka, on ju. Et pange 10 sassi ja ahi ants. Jah, õige, see on rongi peatus, sellepärast, et ma olen siin maha tulnud sellest rongi peatusest Ruusalt nii-öelda. Et Ruusasse on kõndida veel 1,5 kilti umbes ja sisas Võõkülla, nii et õige tee, jah. On küll, jah, täiesti X-kohas pealt selle, näete, jah. Täiesti X-koht. Aga ei, Ruusal oli pood vanast, ma ei tea, enam töötab, kool, ma ei tea, enam töötab, saun, ma ei tea, enam töötab, raamatukogu, ma ei tea, enam töötab, saad aru, mis mõtlen, jah. Ruusa paistab, kas paistab ka lõpp? Ei paista. See vanasti oli pood, mis enam töötab, võrrat ei tööta. Müüa on küll midagi kaasa, maja müüa. Bussi pealt siin ma olen käinud ka. Aga midagi pole teha. Tegelikult on jalad veits valusad, aga tuleb agu anda. Kas stuudur on alla andja? Ei ole. No nii, kohe olen Võõkülas väljas. Näed, juba seal jälle ootab juba. Niimoodi! Väga hea. Kuule ära liiga tee, sa pead 20 kilti kõndima. Sa oled 20 kilti kõndima. Ja läks päriselt või? Kuule ära aja, kuule ära. Kuule, parkuur on päris hea neski. Lähme võtame õlled ja... Tavai, okei. Aga Moona niimoodi vaikselt olla siin, ta ei jookse tee peale või? Ei. Okei. Praegu pole jooksnud. Igal jah, saame hälli kokku, hälli teate ka, ma olen vaatad, kes on vaadanud. Ja igal juhul, ja siis sa püüad kõndida välja nii kaugele kui Võõpsu. Jah, mis ma nüüd ei püüan, eks ma kõnnigi. Jah. Vasakule või? Ja just nii, aitäh. Kui te ei valetanud. Kere. Kus sa keered tule? Ma ei tea, mis te siia seisid? Oli seksikas või? No ei, meil on oma probleem, me olime ka pool tundi kivi otsas, nii et. Istusime kivi otsas. Jah. Selles mõttes jah, püksite paariline kõige kiirema sammuga lihtsalt. Ta tõmbas alguses kinni ära ennast, jah? Hea klassika. No nii, et väljaspool arvestust, mis läheb Challenge'i arvestusse, siis ka väike nii-öelda järjekordne vaatajapoolne õlle nii-öelda, vaataja, ta on suurem vaataja, kui mina olen subscribe'ija. Aga igal, ma ei tea, kas see lausel oli, okei, Amsterdam
õlle, uus õllu. Esimest korda mina proovin ja sina ka vist. Mina proovin esimest korda ja. Nii et aitäh selle eest ja vaata, kuidas maitseb. Nii. No, kurat, aga see on parem, kui see õllenaut oli. Nii et mulle üldse ei meeldis õllenaud ja õlle, aga ta veits meeldub sükest. Okei, ta lemmik mul ei ole muidugi. Jah, mingi keskmine süke, Narvi keskmine. Nüüd panen jälle 6 või 7 või? Sa paned 7 või? 7 ta ei ole. Ei, mina ei pane 7 talle. Jah, ta ongi süke 5-6 võib-olla 6 isegi. No paneme 6. Tegelikult on okei tegelikult. 5 ju ka ei ole. Ei, 6. Nii, 6. Amsterdam, kes tahab, saab võtta. Müüa igal poodides. Ja sükest päris ühest õlust või niukest nulli lähedast ma ei ole oma seada saanud. Võib-olla mõni alkoholivaba lake, mis oleks võib-olla see. Aga siin on 5 volli jah, aga jah. Paneme 6 inne ja see on päris hea inne tegelikult. Ja. No nii, oleme vana leevakul, on õige öelda. Ja kuna tegelikult ma hakkan mõtlema, mul on nii palju võõraid õllest jood, mis mulle on pakutud, et ma pean tegelikult vahepeal võtma ka neid challenge'i mõttes, et challenge ära teha. Ma võin jooma 10 õlut erinevat. Ja ma arvan, et see on alles 7 nendest, mis ma olen nagu pidanud üldse jooma. Aga kokku olen joonud 10 vähemalt. Meil on tempo nii peal, et ma arvan, et sa ei saa arugi, kui need 3 on ka. See on 5-volline Põhjala kask on nimi, Petula Forest Lager. Kuule, see päris hea on tegelikult, mulle tundub nagu selle vähem kujunduse järgi. Aga vaatame, kas see niimoodi maitseb ka. Ta on parem, kui see oli raudselt see õllenaut, mis on kõige olenem nendest. Ja parem, kui see tanker, mis ma jõin. Nii et selles mõttes tegelikult on okei, aga üle ühe seda ei tahaks. Et ärge pange üldse pahaks, et me olemegi suhteliselt tavalist õlejoojad. Et kui keegi ütleb, et seda halvasti on, siis igaüks joob seda, mis meeldib. Aga see on minu hinnang ja see on täiesti subjektiivne nii-öelda. Aga võtan ühe lonksu veel, kas tõesti nagu oli siis nii või? Ei ole hea, jah. Ei ole hea, jah. Mul on 3 tükki veel, õnneks need on väiksed, mida me ära jooma. Aga järjest kangemad nii-öelda. Ma ei tea, võite kirjutada, kas keel on pehme juba või? Aga igal ju. Ei ole väga hullu. Ei, selle aja peal mõtle, hommikul 7:45 juba pidin ju hakkama kõndima. Ja õige, 2 challenge veel. Peame aitama kellegi siis paati tassida. Ehk siis abivaja rollis olema, abistaja rollis olema. Ja pluss siis tegema ühte kohta ühe siukse altari või tuuduri maa uue siukse koha. Aga mul on üks asi veel. Ma luuletuse kirjutasin valmis ja ma pean luuletuse ette kandma ka muidugi. Et tegelikult meil on viimane challenge on veel selline, et on vaja saada vähemalt 6 erinevast taimest koosnev siuke bukett, vits. Ja näed, Äll oma ellumise oskustega leidis, mis on raudosi või? Ma ei tea, mis igas. Osi ta on. Niimoodi aru ei saa vanemast taimest enam. Aga osi on osi risk, jah. Söödav värk, aga praegu on natukene vähe sükene maitsega see on hea või? Kiuline värk juba. Kuiv on. Kuiv on, jah. Seal tuleb midagi, jah. Ei saa midagi, jah. Ei ole päris see. Aga muidu on söödav. Et kes teab ka siis, et selline taim siis, et osi. Jah. Et saab süüa. Aga igal meil on vaja leida 5 taime veel, nii et vaatame veel. Nüüd ei pea kõik vist söödavad olema. Ei pea. See peab olema siuke bukett või nagu kimp. See on nagu challenge, jah. Väga hea. Räägi mulle, kus karvan on? Ikka taga, jah? No see meie kiire lõik nagu nii, et nüüd hakkab järgi võtma varsti jälle. Davai. Hea teada. No nii, järjekordne õllede koht. Tegelikult see oli okei võrreldes mõnede õlledega. Et selles ma ei anna tal halba hinnangut. Põhjala kask. Kuule, kas tahad sükust õlled massi nagu viikingi karje? Issand, kui kange see on? 7,1. Ei, 10,5. Okei. Kõrata selle jätab lõppu või tees praegu või? Ma ei tea. Kurat, see peab midagi väga head olema. Kas ma võin nii teha, et vaadake tee ka siis, et ma annan mõne lonksu annan ka Ällile. Tavai võib, jah? Okei. Teeme selle viikingarje. See on siis üks kangemaid, ma arvan, eeldan. 10,5 volli. Ja keda toodab seda Pihtla õlleköök. No maitseme. Ma annan sulle esimesel lonksu maiste. No, okei. Nii.
No jälle nagu nendele koduõlledele omane meenutab natukene eelmist lihtsalt kangema maitsega. Kusjuures mina arvan, on parem, kui see kask oli ja parem, kui see, mis me enne võime vaata. Mingi järelmaitse on nagu parem minu arust. Ma ei tea kuidagi, järelmaitse ei jää nii kehva nagu eelmine. Ja vaata siin see nagu veits nagu magusus ei sega nagu vaata, see kangus mõttes. Ta on magus jah. Ma ei tea, mina arvan, see täiesti okei. Ta on parem kui eelmine. Kus juures eelmine meenutas rohkem IPA-t kui see. Ja, kui see, just täpselt. Triple IPA veel. No. Kas me oleme lollakad või see on täitsa, mina arvan täitsa, et parem kui eelmine. Jumala hea, jah. Järgmine lonks ei tundu enam üldse nii mõru. Järgmine lonks tundub veel parem. No nii on. Ma paneks isegi 8, tead, sellele. Mina panen ka. Ma panen ka 8. Paneme 8 sellele. Jah, kõik läksid siia. See on mingi shortcut jälle. Tundub jälle. No vaata. Või paremale? Veel. No nii, järgmine Pühaste õlle mosaiik on nimi, kujundus vastav. See on veel kangem vist või? 6,9. Äkki on puuviljane, pole nii hull. Vaatame, kuidas mekib see siis. No ma räägin, kõik käside ööled, enamasti nad on IPA. Suht sama nagu eelmine, sa võid maitsta, sa saad ka siis aimu ninna endale või suhu, mida iganes. Suht sama nagu eelmine ju. Ja samas Viking oli veits kuidagi omanäolisem. Ma ei tea ka raisk. Magusust oli lõpus rohkem. Jah. Minu arust see on nagu hapum, vaata. Sellele jääb järelmaitse nagu sükene humalasem, aga eelmisel oli nagu sükene see humala maitse kadus kiiremini suust ära. Jäi nagu magus järelmaitse, tundus nagu minu. Mina arvates ka, et suust sarnased. Alguses, aga järelmaitse nagu kadus teisel minu arust nagu magusamaks ära kiiremini. Ja see eelmine oli 10,5 ka. Ja sellel oli? 6,9. No siis igal juhul eelmine oli parem. Ja oli küll. Ikka tempot juurde vaja, publik pakib kokku juba. Aga hea, tublid olete, jõuate veel. Ütle midagi ilusat meile. Tutsi kohta. Ei ole. Väga hea, aitäh. Iha. Tšakrad lahti. Kõigist on nii palju kasu, aitäh teile. Mina vastu siis paneme 6-7 midagi segist. Nojah, jah. 6-7. Seda kõik teate, tehke kodudes järgi seda 6-7. No nii, Räpina silt paistab ja oleme tõesti Räpinas välja jõudnud. Ütleks niimoodi, mina olen käinud 50 kilti praegu hetkel, tänaseks praegu hetkel, aga jalad siiamaani peavad vastu. Midagi nii hullu pole ka ja hääl ka siin. Mul on väga hästi. Sul on väga hästi, jah. Minu vanad vigastused ei anna üldse tunda praegu, ehk siis mul on kõik on väga timm. Väga hea. No nii, jõudsime Räpinasse tegelikult välja. Räpina linna. Siin on siis järv, kus saab ujumas käia. Ja kõik ülejäänud kohad on seal pool. Igal juhul. Ja, aga üks challenge tegemata. Püha koja nii-öelda ehitamine. Ja selle teeme kohe siia. Ja niimoodi, altar, mis siis kuulub tulevikus tuudurimaaks. Ma teeme niimoodi näiteks. Sul on ka midagi pakkuda, jah? Kindlasti. Kas sul on... pindised või? Paneme ta alusteks. Leiame võib-olla isegi juurde. Jaa, pint on aluseks. Jaa, tšau. Me teeme altarit. Te olete Räpinas või? Kus te olete? Räpinas või? Oota, ma tulen kohe sinna. Nii, altar oli olemas ja nägite seda. Videos on olemas, nii et sa ei saa öelda, et see challenge pole tehtud. Ei ole, ma olen altari juures või selles enam Räpinas. Rannas. Tere õhtust. Meie kohustuslikud luuleminutid ja päikese loojanguga Räpina järve peal. Lihtsalt punktide pärast puhtalt, muidu ei luuletaks jumala eest küll.
nii, kuidas see nüüd käis? Üks kann on kange ja teine on valus. Batoon sai märjaks ja kapten on marus. Ormoosi ma tulen ja Kalle sitaks võlgu olen. Tuudur, tore mees. Vahel mängib sünti, vahel jobult. YouTube on tal nagu tere mees. Teeb nalja ja hoiab kerega. Mine persema vaba värsiga raisk. Vastu õhtud. Rohkem ei luuletanud ausalt. Pagatkond jõus sinna raisk. Just. Ja. Kuule, meil üks jäänes tegemata raisk. Me peame aitama üle mingit tõsta või see veits vedada. Ja. Siis ärme unusta siis neid taimesid tee peal. Taimed tee peal võtta ka veel. Kurat. Nad äkki võidavad meid raisk. Kui on tehtud, aga vaatluslik käik tõesti jah. Ma kooliga palju kõndisin. Mina alati bussijaamast tulin ainult siit kaudu Räpinasse, kui ma kooli kõndisin. Paberil paistab jah. Ja tõesti läheb nugade peale läheb see viimane etapp, et mõlemad oleme kohal, kui niimoodi just varem, et see on veits nagu minu arust kaheldav, et kas tõesti nad petsid. Aga igal tegid tugevat tempot, et endast tegime me ka, aga okei, vaatame, siis leiame ülesad ja vaatame, mis olukord seal siis meil vastu terendab. Nii, leidsime, kuule, saame subscriberid juurde. Saame subscriberid juurde. Igal juhul. Laivis võetakse mobiilid taskust välja ja subscribe'itakse praegu. YouTube'i peab minema. YouTube'i peab minema. Sorry, me kaotame jälle, aga vahet ei ole. Ei kaota, lõpus me jookseme. Ma teen sulle jänest. Teed. Ja siis sa teed. Ja, meil on paatkond, kes sõidavad kajakiga. Jooksed nagu mina 90-ndatel midagi. Aga jõudu teile, aga siis kihutage edasi. Aitäh teile ja teile ka. Aitäh märkamast. Nüüd läheb jooksuks midagi üle. Sest minu jaoks see märka vahest on tähtis. Kuule, aitäh teile. Davai, tšau. Palju meil nüüd... Kaua me kaotame? Ei, ma arvan, nüüd ei kaota või? Kuule, aga meil on üks challenge tegemata. Meil on challenge. Jõgi otse ja palju otsem kui siiamaani. Teil läheb otse suhteliselt. Me peame nüüd jooksma. Tuudur, kolm maraton. Ma ei viitsi joosta reis. Teeme kiirkõndi. Hea küll, nii kiirelt kui saab. Tai. Okei. Tere. No tervist. Mis toimub? Praegu on see Võhandu magata. Jah, päris kõva väik. No näed, Alli fännid ka siin kohal kõik ja kõik. Väga tore. Me peame jõudma Võõpsu ennem kui üks paatkond. Et meil on siin kiire siukene võistlus. Katsume lõpuni jõuda. Nojah, tehke võidu. Kumb suudab see kiiremini joosta? Ei ole Me omavahel ei võistle. Me tegelikult võistleme selle paadiga, vaata, mis siit sõidab ka lõppu. Me peame ennem paati jõudma lõppu. Või kanuu või ei, oota. Kajak, jah. 10 kilomeetrit on ikka kõgelik. No sina oled juba metsas jalutanud nii pikki maid, et sul vaja... No kuule, tema teab jah. Vaata, tal on osjad kasvavad juba kotist välja, vaata siit otsena tagant. Ega siin praegu ongi tegelikult üht tempot tegema, et jõuda esimesena Võõpsu ja pluss tegelikult challenge'id, ma ei tea, kas nemad tegidki ära. Meil tegelikult üks tegemata, nii et 10 minti me paneme jõhka tempo, aga seda me teemegi. Ja võib-olla oleme võitjana meie need, kes on finišis, võib-olla ei ole. Kell on juba 19.55. Nii põnevust jätkub. Tuleb teha veits renni ja võita see kogu asi ära. Sellest tuleb veits joosta. Aga hea, jooks! See on tähtis. Jõuame. Teeme ära. No vaata neid jalgu, need on täiesti jookse jalad, kurat. Kõht on muidugi natuke teine, aga ega mul on sama aega tegelikult. Natukene aega on edasi läinud. Ja läks vaikselt jooksis ka, läks üles värk. Meistrisportlane jälle on siin. Mina ka, kurat. Kes tegelikult olin kunagi, no ällist alapalle muidugi. Aga jälle oli väga hea jooksi, aga kurat kaotada ka ei taha risk. Vanast rasvast ikka paneb veel, ei ole midagi. Ja vaata Kairit. Igal ja. Kuule ära liiga tee. Et tahamegi võita. Ja loodame parimat. Ma ei tea, kus see on. Mul on mingid aimu, kui aeg nüüd on. Ma eeldan, et nad pole jõudnud
see oleks päris hulgunud jõudnud praegu selle aja peale. Siis on see respekt nende kohta, nende vastu. Rohkem taha. Kell on 20:36 ja käib võitlus finiši peale. Kes juba ennem paat või inimene. Me pingutame ilgelt rõveõlle. Kurat küll te panite selle sinna risk. See on teie poolt fail, aga okei. Igal pingutus käib. Häll jookseb, mina jooksen. Minu jalad on siin. Igal juhul. Võõpsu, kes ennem jõuab. See on nii napikas. Kes jõuab ennem? Oleme see meie või mina? On see Refiller või Lauri või Mikko? No need venad, kes nagu teevad mingid imelikku asju, aga vaatame kohe, varsti saame teada. Vastik küll oli see, jah. Mõnes võita. Kaart polnud uuenend. Kaart polnud uuenend. Kordan, kaart polnud uuenend. Mõnes võita. Ja ma arvan, et me isegi võidame reis. Ma ei tea. 100 meetrit minna. Jah. Aga see õlle peab ära jooma. Mõtle, kui õlle tõttu kaotaks, oleks kass. Saame hakkama. Davai. Nii. Jooks käib. No nii, musi, pidu läbi kohe. Viimane õlle, hüülis. Sellest p***ang on rohkem enam, eks? Tuud sõbrad küll, aga sihukest asju võiks jälgida. Ma olen võõpsusega meile saamas. Pidime panema jooksutööle, et saada lõpuks näidata, kes on see kord õige mees. Te olete ennem seal, kui olete, siis respekt teile. Siis võidate meid, super. Ja Vatsikõl on see. Kes? Jõudsin ennem. Jõudsin ennem. Yes. 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 Ja tulemus 12.58, 12.308. Siiri pildi päralt Tartu Ülikooli akadeemilises spordi ja Maris Engli treeningrupi jooksugrupi liige. Jõudsid ju kohale või? No nii head sõbrad. Head, tublid sõite. Ma tulin jala Võrust ja mu sõbrad tulid Võrust ka paadiga, kajakiga. Ja ma jõudsin ennem, mul on hea meel. Juba lõpetasid, jah? Ei lõpetatud. Ma olin kiirem. Jala. Millal nad tulevad siis? No peaks kohe tulema. Ma arvan. Yes. Kuule, aga sinu sõbrad oli eriti kiired. Aitäh neile. Yes. Ma vist jõustin ennem, aga vaata, meil on see loll. Ja. Consuelo Vaanemäe Päiv, lõpuaega 13.49.58. Nüüd on lihtsalt küsimus selles trahviringis, on ju. No meil üks tegemata reis. Ja ma räägin. Consuelo. Nii me oleme kohal, aga nüüd ei tea, sest meil on üks trahviring, on ju. Küll mitte, jah. Nüüd hakkas palama reis. Mul ka. Piller, jah. Red Piller. Lõpuaeg 13.58.59. Neljas koht Imre Kuklase pro-runner esindaja 13.9.01. 406 koht Therese Nugiseks Sander Puri. Yes! Yeah! Ma olen siin, mehed! Õlu on käes! No näed, vaata, nüüd tulid me sõbrad. Aga me läheneme ekvaatorile. 1186 startinud paatkonda täna esialgsetel andmetel Võrust. No nii, ja tiim tuli, kes ma ei jõudnud mikrofoni käima panna. Stardiprotokolli oli kantud 1321 paatkonda. Ja me jooksime. Näpinas saadik jooksime. Ja jõhkralt, ja. Reidla, excellent.ee. Vaadake järele, tänase excellent.ee on juba mitmel korral siin läbi käinud, mida sellel veebilehel meile pakutakse, millist infot antakse. Ja nende lõpuaeg... Kuule, aga kurat, kus te pani see tempot või?
te panite tempot niimoodi lõpus, et me vaatasime mis asja, et noh, me jooksime ju, me jooksime Räpinas Võõpsu, ei päriselt ka, päriselt. Ei, väga äge oli. Tule siia. Me valisime väärt vastasele. Sa tea vend. Sa pead valima, kui sa valid vastase, vali endast tugeva vastase. Nii et mul on siiras ja au sulle kaotada. Ja see on minu suurim rõõm praegu. Musi, kurat. Ei, päriselt, kuule, see on sulle. Pane mulle kaela praegu. Ei, kuule. Ei, ma Lauri. Meile üks ajast tegemata. Jäi vä? Jaa. Nii et 10 minti. Aga kas me jõudsime 10 minti? Ma ei tea seda, jaa. See on nüüd küsimus. Meile üks tegemata, nii et sa või... Kui te praegu sellega võidate, siis te võidate selle challenge'iga. Ei, päriselt. Mis sul tegemata ei? No, me olime Räpinas ja meil oli niimoodi paati aitama ja me läks nii kiireks ja me läksime meelest. Tegelikult unustasime ära selle, jah. Läks lihtne teha. Sulle ka kamm, sa oled lahingupartner tal, jah? Ma ajasin tuuduri jooksma. Jaa, äll jooksis. Meile üks tegemata challenge ju. Meile üks ajast tegemata. Nii et teile võimalus 10 minti, kui see oli 10 minti sees. Laurile ka. Lõpus või? See oli viimane lõpp, mida ma vaatasin seitse. Teate, mis me tegime seal või? Kurat, see on nii napikas. Tuudur, tead, mis me tegime? Ma oleks jõudnud sest ennem. Me jäime su õlled ära. See oli see viimane sirge, me jäime seisma ja jäime õlut. See oli päris, me mõtlesime. Kuule, ega teie sellest ka lihtsalt ei olnud. See viimane õlle oli päris rõver. Meeldisid, Tuudur või? Päris rõve oli see viimane. Challenge meeldis või? Challenge oli head, jah. Sa täitsa värised ju. No mul on ikka päris korralik alajahtumine. Sauna. Vaata, see vend on lühkanud ja midagi. Mine soe, jah. Mine tõmba soe sisse mulle. Lihtsalt tõmba riietega sauna. Tõmba riietega sauna. Anna selle kellegi. Ja. Väga hea. Pean mind võib-olla aitama natuke. Kuule, super vastane reis. Ja Äll kandis tegelikult, perega looduses Äll vend, ma ei tea, kes teada, aga... Saangi aru, see on sinu treener, on ju? Ta on minu treener, minu mentor, kurat. Ja vend oli ju vanasti pikama jooksja, kurat, see vend pani niimoodi. Ei, väga lahe oli. Aga tegelikult oli lahe ju kogu see asi, vaata, jah. Et siuke värk igal juhul. Igal juhul okei. Ma panen tulemus lõppu, kes võidab, kaotab, vahet ole, igal juhul. Lõpeta viimane kaader, Mikko Püksid. Viimane kaader on Mikko Püksid ja hoidke keeled kõvad ja olgu humal teiega! Tean, mu pää on selge, jalg käib risti vaid. Rohkem juua täna enam ma ei või. Peas on mõtteid helgeid, pehme võitu keel. Takistab neil mõttel väljumast mu seest. Luuletus. Mikri panid, sul ei ole mikker sees. Luuletus. Autor Tuudur Tamme loeb ette Tuudur Tamme. Kajakite taustal. Jaa. Märk. Ma panen äkki jumal ka. No panen, nii. Nii. Luuletus. Autor Tuudur Tamme kannab ette Tuudur Tamme. Nii. Luuletus. Autor Tuudur Tamme kannab ette Tuudur Tamme. Märkan, kevad pugenud olen põue. Vaatan, araablanegi läheb õue. Ei häiri teda äärelinnas traktorirööpad, sest Angela Merkel ja Starmer on olnud töökad. Toonud siia võõraid rahvaid, mõned hindudki, kes on vahvad. 2 moslemid käivad isegi crossfiti tegemas, aga keeldusid Schrödingeri kassi mikrole ahju panemast. Sest kass on püha loom ja sellega on lõpp ka minu lool. Aplaus!